Tere! Nii nagu lubatud, vaatame nüüd, mis ma peaks tegema, kui minul võrdelisel seosel on kordajaks murd. Y võrdub -2/3 x. Ikkagi, kuna ta on võrdeline seos, siis tema graafikuks on sirge ja mulle piisab tabelisse võtta 2 punkti. Nüüd mul ei ole hea võtta seda tüüpilist -2 ja 2, sellepärast, et kui ma -2/3 korrutaksin 2-ga, siis ma saaksin -4/3 ja neid kolmandikke on väga kehva kanda koordinaattelestiku peale. Ehk nüüd ma peaksin vaatama, mis on minu murru nimetaja. Praegusel juhul on see 3, ehk mul tegelikkuses on kaval võtta siia täpselt see sama arv, mis siin on. Ma võtan -3 ja 3. Et sellisel juhul, kui ma -2/3 korrutan -3-ga, -2 korda -3 on ju 6 ja 6 jagatud 3-ga on 2. Ja kui ma võtan 3, siis -2 korda 3 on -6, jagan 3-ga, saan -2. Ja ma olen saanud täisarvulised punktikoordinaadid endale. Et tasub vaadata selle nimetaja järgi need x-i koordinaadid siia. Selle tavalise -2 ja 2 asemele. Teen jälle koordinaattelestiku ja kannan need punktid. Kõigepealt vaatan, jooksen 3 sammu tagasi ja siis hüppan 2 sammu ülesse. Teine punkt. Jooksen 3 sammu edasi ja hüppan 2 sammu alla. Siin. Ja nüüd tõmban sirge läbi. Kui sa mõtled mu eelmise video peale ja selle video peale, siis sa näed seda, et kuna siin on kordaja negatiivne, siis see sirge on langev sirge. Eelmises videos oli mul seal x-i ees positiivne arv ja siis ta oli tõusev sirge. Ta hakkas altpoolt ja hakkas ülespoole minema. Et see on ka see, mille järgi sa saad kontrollida. Et jah, mul on siin negatiivne arv ja minu sirge tõesti langeb. Head harjutamist sulle!